kosmosesõber. Mulle meeldib öist taevast vaadelda. See meenutab mulle mu koduplaneeti, mille nimi on Alli-O ja mis asub väga-väga kaugel. Sellepärast nimetatakse seda eksoplaneediks. Kas tahate teada, mis see on? Ma seletan. Eksoplaneedid on väljaspool päikesesüsteemi asuvad planeedid. Nad tiirlevad ümber mõne teise tähe. Eksoplaneedid on meist väga kaugel ja seetõttu on meil neid väga keeruline näha, rääkimata sellest, et inimesed saaksid neid praegu külastada. Kuidas me teame, et eksoplaneedid olemas on? Teadlased kasutavad nende leidmiseks maal ja kosmoses olevaid teleskoope. Eksoplaneetide leidmiseks uuritakse tähtedelt tulevat valgust. Kui täht võbeleb nii, siis tähendab see, et mõni planeet sikutab teda. Mida raskem on planeet, seda tugevam on võbelus. Kui tähelt tuleb valgus nõrgeneb nii, tähendab see, et mõni planeet liigub tähe eest mööda. Seda nimetatakse varjutuseks. Mida suurem on planeet, seda nõrgemaks muutub valgus. Mõnikord näeb seda koguni teleskoobiga. Just nii eksoplaneete avastataksegi. Seni on minu teadlastest sõbrad avastanud 1000 eksoplaneete. Samuti on leitud väga erinevat tüüpi eksoplaneete. Vaatame neid lähemalt. Mõned on väikesed ja kivised nagu maa. Kui nad on oma tähele väga lähedal, võib nende pind meenutada koguni sulanud laavat. Mõnel planeedil on palju ookeane. Mõned eksoplaneedid on aga hiiglaslikud planeedid, mis koosnevad peamiselt gaasist, nagu Jupiter. Sellised planeedid tiirlevad oma tähele väga lähedal ja on väga kuumad. Eksoplaneedid on nii põnevad, sest neid on eri suuruses, eri massi ja eri temperatuuriga. Need võivad tiirelda tähe ümber üksi või koos teiste planeetidega, nagu meie päikesesüsteemis. Teadlased uurivad eksoplaneete selleks, et saada paremini aru, kuidas planeedid tekivad ja aja jooksul muutuvad. Kuid veel tahavad teadlased väga teada, kas ka väljaspool päikesesüsteemi olevatel planeetidel on elu. Samuti teavad nad, et eksoplaneete on veel palju rohkem. Euroopa kosmoseagentuuril on uus kosmoselaev Keops, mis liitub varsti teiste maa lähedal paiknevate teleskoopidega ja hakkab eksoplaneete eemalt uurima. Tulevikus saadetakse kosmosesse veel teleskoope, et eksoplaneetide ja nende tähtede kohta rohkem teada saada. Universum on lahe koht, eks ju? Tulge kaasa ka minu järgmisele seiklusele. Aga seni, vaadake ikka taevast. Nii, täna saime teada, et planeete leidub ka väljaspool päikesesüsteemi ja neid nimetatakse eksoplaneetideks. Praeguseks on teadlased avastanud 1000 eksoplaneete. Teadlased kasutavad eksoplaneetide leidmiseks maal ja kosmoses asuvaid teleskoope. Eksoplaneedid on väga erinevad. Euroopa kosmoseagentuuril on uus teleskoop nimega Keops, millega hakatakse uurima eksoplaneete. Tulevikus lisandub veel teleskoope.